Kui vaadata Tallinna vanalinna plaani, siis 3 tähtsat tänavat, Pikk tänav, Lai tänav ja Vene tänav, nad kõik suunduvad mere poole. Sest Tallinna vanalinn on sadama poole välja venitatud. Ja Pikal tänaval jalutades on võimalik näha neid uhkeid kaupmehemaju ja gildihooneid ja nad on ehitatud selle tänava äärde väga lihtsal põhjusel. See on see koht, kus kogu see kaup ja rikkus linna saabus. Ja sadamast meritsi saabunud rikkus tegi Tallinnast selle, mis see linn oli omal ajal ja tänu sellele see vanalinn näeb välja selline, nagu ta praegu välja näeb. Ja seetõttu suur rannavärav on ilmselt kõige parem koht, kus sellest üldse rääkida. Sellepärast, et siin on koos, Paksu Margareeta ekspositsioonis on koos 2 olulist objekti, mis sellest loost räägivad, ehk siis laev, mis on minu selja taga, keskaegne kaubalaev. Sellistega väga sarnaste laevadega toodigi Tallinna kõik need kaubad, mis liikusid ida ja lääne vahelisel suurel kaubateel. Ja need müürid, mis meie ümber on suur rannavärav, ehk siis linna üks võimsamaid ja ilmselt üks kõige paremini kaitstud väravaid. Ja torn, kus praegu asub Meremuuseum, suurtükitorn Paks Margareeta, on ju ehitatud sadama kaitseks. Sadam on ühe kaubalinna jaoks, ühe mere ääres asuva kaubalinna jaoks kõige olulisem rajatis ilmselt üldse. Tallinn ei ole selles mõttes ju sugugi ainus. Ja see, kui tähtsad laevad olid linna jaoks, seda on võimalik näha Saksamaal, kus mitmete linnade keskaegsetel pitsaritel on kujutatud kõrge pardaga ühemastilisi kaubalaevu. Just nimelt neid samu, mida tänapäeval on kogedeks hakatud nimetama. Ja tükk aega kogesid teatigi ainult kirjalike ja pildiliste allikate põhjal ja ajaloolased nende samade kirjalike allikate põhjal sõnastasid siis kõik need tunnused, mis võiks ühele keskaegsele kaubalaevale omased olla. Ja alles siis, kui Saksamaalt Bremenist leiti üks väga hästi säilinud keskaegne kaubalaev, siis muutus võimalikuks selliste laevade arheoloogiline uurimine. Ja loomulikult selgus, et ajaloolastel, kes töötasid kirjalike allikatega, mingites aspektides oli väga õigus ja mingites aspektides nad loomulikult eksisid, sellepärast, et nad ei saanud kuidagimoodi näha päris laeva. Jah, Saksamaal Bremeni koge on aastaid teada, konserveeritud ja muuseumis väljas ja loomulikult uuritud 10 raamatuid ja artikleid. Tallinnas kogeleid andis ennast oodata päris tükk aega, kuni 5 aastat tagasi, peaaegu 5 aastat tagasi, 2015 varasuvel ehitustööde käigus leiti Tallinnast see sama laev, mis minu taga on, mida siis tuntakse Peetri kogena või Kadrioru kogena. Peetri koge siis sellepärast, et kopajuhi nimi on Peeter ja tema kaevetööde käigus selle leidis. Ja Kadrioru koge, eks ole, sest kõik teavad seal, kus kunagi oli lõbustuspark, kus tänapäeval on elumajad, sealt ta välja tuli. Koge leidmine Tallinna jaoks on umbes sama tähtis ja märgiline nagu viikingilaevade leidmine Saaremaalt. Ehk siis seda võib veel kord öelda ja mitu korda öelda, et just nimelt sellised laevad olid need, mis tegid Tallinnast selle linna, mis ta keskajal oli. Ehk siis Tallinn asus suure kaubatee ääres, idast läände, läänest itta
ja toonaste regulatsioonide järgi oli niimoodi, et kaubad tulid siia, neid tuli siin sadamas maha laadida ja hiljem siis liikusid nad vastavalt ida või lääne poole edasi. On isegi öeldud seda, et kui vaadata Euroopa poolt, siis Baltikum on natuke nagu saar. Ehk siis valdav enamus kaupu, eriti suuremahulisemad kaubad liikusid kõik meritsi ja see ei ole tegelikult muutunud. Kui vaadata, mis toimub tänapäeval meredel, siis enamus kaupu liigub meritsi. On isegi öeldud, et peaaegu kõik, mida me kasutame või välismaalt tellime, mingil hetkel on mingi osa oma teekonnast meritsi läbinud. Ja on selge, et laev on aeglasem, ka keskajal laev oli aeglane üsnagi, aga ta on väga mahukas ja kui see laadung siis ohutult kohale jõuab, siis seda laadungit, olgu see siis tekstiilid või sool või kala, ükskõik mis, seda on päris palju. Ja seetõttu ei olegi võimalik eristada kaubalinna ja kaubalaevu, nad kuuluvad lahutamatult kokku. Nii et ringiga tagasi jõudes, see on see põhjus, miks Pikk tänav on Tallinna üks kõige tähtsamaid tänavaid oma kaupmehe majade ja gildihoonetega, miks suur rannavärav on erakordselt oluline ja miks on tegelikult selline väga suur õnn, juhus ja vedamine, et linnale rikkust toonud laev on leidnud oma koha selles samas väravakompleksis, kust see rikkus linna saabus. Laev saabus Tallinna reidile millalgi 14. sajandi esimesel poolel. Ja tihti küsitakse, et milline Tallinn siis välja nägi. Ilmselgelt sellel laeval teeninud või töötanud meremehed ei näinud linna sellisena, nagu meie teda tänapäeval näeme. Paksu Margaretat ei olnud veel olemas. Linnamüür nägi tõenäoliselt teistmoodi välja, ta oli madalam, tornid olid väiksemad. Kohati võis müür olla isegi näiteks lihtsalt puust tara. Loomulikult ei olnud olemas neid tänapäevaseid suuri elamurajoone, aga kindlasti oli olemas asustus kalamajas, olid olemas väiksed eeslinnad ja loomulikult ka vanalinn nägi teistmoodi välja. Mida see laev siia tõi, me täpselt ei tea. Kaevamistel leiti laeva pealt mõned puust tünnid, millest vähemalt üks oli täis kalaluid, aga sellise leiumaterjaliga on alati see probleem, et arheoloogid kipuvad vaidlema, et kas tegemist on nüüd laeva laadungiga või tegemist oli meeskonna proviandiga. Ja lõpuni me seda võib-olla teada ei saagi, aga igal juhul laev oli üsna tühi. Võimalik, et ta oli oma laadungi Tallinnas juba mündrikupaatidele üle andnud, mündrikud olid need laadungi siis linna toonud ja see oli leidnud oma tee juba kaupmeeste ladudesse ja aitadesse või tollihoonesse. Ja laev reidil ootas uut laadungit. See laev hukkus tormi tõttu väga tõenäoliselt. Tallinnast on teada päris palju juhtumeid, kus suured tormid on uputanud laevu ja purustanud sadama ehitisi. Ja väga tõenäoliselt ka see laev leidis oma otsa just nimelt suure tormi tõttu, mis ta ilmselt ranna lähedal uputas. Mida sellised laevad vedasid? Kui kasutada tänapäevast terminit, siis koge on üldotstarbeline kaubalaev. Ta vedas kõike. Väga lihtne. Väga oluline, mis liikus lääne poole, oli kindlasti vili. Tänapäevase Vene aladelt karusnahad, mesilasvaha, sellised kallid kaubad, mille järgi Euroopas oli suur nõudlus. Ida poole liikus sool,
sõna otseses mõttes laevatäite kaupa, sool oli väga kallis, väga vajalik kraam, aga toodi ka häid jooke, valmis riideid, mütse, kala, Atlandi kala oli väga kasulik ja hea kaup. Sellised laevad vedasid loomulikult ka inimesi. Tollel ajal ei olnud eraldi kaubalaeva ja reisilaeva, nagu on tänapäeval. Kui on vaja reisida meritsi, siis kaubeldi ennast kaubalaevale kaasa ja sõideti. Just tänapäeval muide või praegusel hetkel on hea rõhutada, et laevadega reisisid ka sellised asjad, mida tegelikult alati pardale võtta ei tahetud, ehk siis haigused. Aga laevadega loomulikult liikusid oskused, teadmised, keeled, kombed. Kaubalaevade tähtsust keskaegse Läänemere jaoks on isegi kirjeldatud niimoodi, et kui ei oleks olnud neid samu kogesid, neid suuri ajaloolaste poolt kirjeldatud kõhukaid kaubalaevu, siis Hansaliitu sellise kaupmeheühendusena võib-olla ei olekski tekkinud. Nii et ilma mereta ei saanud mitte kuidagi hakkama. Kui seda laeva kirjeldada, siis siit niimoodi seda vrakki vaadata, tema algset kuju on üsna keeruline ette kujutada. Sellest laevast on säilinud ainult põhjaosa, eks ole. Arheoloogilises mõttes ta on väga hästi säilinud, sest väga paljud ehitusdetailid on olemas ja kindlaks tehtavad ja mõõdetavad ja uuritavad. Aga ülemine osa, tekk, mast, puri, ahtris asunud tekiehitus ehk ahtrikastell on puudu. Ja võib öelda, et ilmselt 1/3 või üle 1/3 on sellest laevast säilinud, mida on selliste nii vanade laevaleidude puhul väga-väga palju. Ja mis muudab meie koge veel eriliseks, on sealt pealt leitud suur esemete arv. Ehk siis meil on üle 700 arheoloogilise leiu, mis annavad väga hea ülevaate sellest, et kuidas selle laeva peal elati. Ehk siis on tööriistu, on näiteks leitud kirveid, aga on ka poodsaak, on leitud köiejuppe, ehk siis meremeeste keeles on need otsad, on leitud ilmselt meeskonnale kuulunud jalanõusid nahast, on leitud köögivarustust ja selle järgi, kuidas esemed laeval paiknevad, on võimalik väga ilusti kindlaks teha laeva ruumide otstarve. Ehk siis siin enam-vähem minu kõrval laeva sees asus laevaköök, kus ilmselt valmistati süüa ja hoiti varusid. Siis laeva keskosas oli kaubaruum ehk trümm ja laeva eesosas oli siis veel üks väike ruum, kus ilmselt ka hoiti vajalikke tööriistu, provianti ja kõike muud, mida pikal reisil võib vaja minna. Küsitakse ikka, et kui kiiresti selline laev sõitis, et kogede kiirus võib olla kuskil 4-5 sõlme ja sõideti keskajal ilusti ranniku lähedal, et vajadusel saab minna tormivarju. Ja niimoodi siis sealt madalmaadest ja Saksamaalt tuldi. Ja ilmselt ühed kõige kaugemad reisid, kust võidi tulla, oli tänapäevane Portugal, kust toodi, Portugal, Hispaania, kust toodi soola. Et suur rannavärav linnaväravana on teada 14. sajandist. Enam-vähem sellest samast perioodist, kust on meie koge. Ja arvatavasti üsna kiiresti hakati väravaid kindlustama. Ehk siis, eks ole, värav on müüri kõige nõrgem koht. Ja väravat kaitsesid või tornid,
Aga arvati, et nendest ei piisa ja hakati ehitama siis niinimetatud eeskaitse müüre ja torne. Ja suures rannaväravas on teada mitu sellist ümberehitust. Ja minu selja taga on siis arvatavasti üks esimesi etappe, ehk siis see müür, mis minu selja taga on, see seal on ilmselt 14. sajandist ja see on esimene eeskaitsevöönd. Päris linnamüür oli tagapool. Tänapäeval on seda päris keeruline Pikal tänaval juba näha, sest Pikal tänaval asunud peaväravatorn on maha lammutatud ja lihtsam oleks seda paika panna siis linnakaardi abil, kui vaadata olemasolevat säilinud linnamüüri. Et seal keset Pikka tänavat oli siis linnamüüri peatorn või väravatorn ja sealt sirutusid ettepoole eeskaitsemüürid, mille jäänuseid me ilmselt siis siin näeme. Ja asja mõte oligi siis see, et vaenlasele väravast sisse tungimine võimalikult keeruliseks teha. Hiljem tundub, et esimene eeskaitsevöönd jäi väheseks, ehitati suurem eeskaitsevöönd ja sadamale lähemale, ehk siis umbes eeskaitsevööndi tornid paiknesid seal, kus on praegu Paks Margareeta. Ja arvatavasti see müür siin minu selja taga muutus kasutuks. Võimalik, et ta lammutati näiteks maapinnani maha ja temast murti läbi kanalisatsiooni käik või kanalisatsiooni kanal, mis on samuti siin otse minu selja taga näha. Ja see kanal, ilusti kividest ehitatud ja paekividega kaetud, on siis see, mis juhtis vihmavee ja võib-olla ka reovee müüride taguselt alalt välja linna vallikraavi. Selline see suur rannavärav nägi välja ilmselt päris tükk aega, ehk siis peaväravatorn keset tänavat ja eesväravatornid ja müürid, aga 16. sajandil leiti, et ikkagi on vaja väravat paremini kindlustada. Eesvärava ehitus suuresti lammutati maha ja väikese eesvärava torni asemele, ühe väikese eesvärava torni asemele ehitati suur võimas suurtükitorn ehk Paks Margareeta. Ja teine väike eesvärava torn lammutati ka suuresti maha, aga ehitati ilmselt üsna samasugusena üles ja sellisena kujuneski suur rannavärav välja, täpselt selliseks, nagu me teda täna näeme, eks ole, et meil on suur Paks Margareeta, selline madal mütakas torn ja siis on väravakäik või see väravakaar ja selle kõrval on siis selline väiksem ilus väravatorn. Nii et see pilt, mida me praegu näeme, suuresti kujunes välja 16. sajandil. Aga siin on tõesti nii, et kui seda muuseumit ümber ehitati, kui seda sama näitusesaali siia tehti, siis kaevati algsest maapinnast mitu meetrit allapoole ja kujunes siis välja see ruum, kus me praegu oleme, nii et me tegelikult oleme maa all. Aga leiti ka need müürid ja see kanalisatsiooni kanal või käik, mille olemasolust enne eriti aimu ei olnud ja see muutis oluliselt ka meie näitust. Alati sellised leiud muudavad näituse tegemise ja ehitustööd keerulisemaks loomulikult, aga jälle täiesti juhus ja selline tore õnnelik juhus on see, et 14. sajandist pärit kaubalaev on leidnud oma koha 14. sajandi müüri peal, ehk siis täiesti kogemata on nad enam-vähem ühest perioodist ja me võime mängida mõttega, et kui see laev saabus Tallinna reidile, siis meremehed vaatasid linna poole ja suure rannavärava poole ja võib-olla just need samad müürid olid need, mida nad siis nägid. Sest eks ole, igaks juhuks ütlen veel, et Paksu Margareetat ja neid suuri müüre
meie ümber tollal veel ei olnud.